Ettemõte. Tere kõigile kuulajatele, Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on tagasi Ettemõtte saatega ja ma arvan, et käesolevatel aegadel ei lähe kunagi sihtmärgist mööda, kui teha saade kaitse teemadel ja kaitse innovatsiooni teemadel. Alles see oli siin, kui Ragnar Sass kirjutas sotsiaalmeediasse pikema väga sellise inspireeriva, sütitava postituse, kuidas kaitsetööstuse innovatsioon, droonid ja kõik muu võimaldab Ukrainal kauem ja paremini vastu pidada lahinguväljal, kui me praeguseid uudiseid lugedes võiksime arvata. Ja siin kohal peab ütlema, et see praeguseid uudiseid lugedes tähendab eelmist nädalat, sest nädalaga võivad siin asjad väga palju muutuda. Aga meie tänane külaline on sellise, ma vist peaks ütlema paljulubava kaitsetööstusvaldkonna idufirma asutaja nagu DefSec Inteli asutaja Jaanus Tamm. Tere Jaanus. Tere. Sa oled pannud oma firmale nii keerulisi nime, pidin 3 korda harjutama ja siis paberilt maha lugema. Tere Taavi. No tšau. Sinu käpp on kaitsetööstuses sees. Ma kirjutasid siin hiljuti järjekordselt, kuidas sa üritasid riigile droonipilootide projekti maha müüa ja läinud. Vaatasin, tekkis väike sõnasõda isegi, et sa ei saa ka valdkonnast ikka lahti lasta. Ma esiteks ei püüdnud midagi maha müüa, ma proovisin. Riik arvab teisiti, ma lugesin. Jah, et see oli Kaitseliit, see ei ole üldse mingi riik, see on vabatahtlik ühendus. Aga ei, selles mõttes ma ärgitasin jah, et meil on ühiskonnas olemas valmisolek treenida rohkem droonipiloote välja ja ma selle nii-öelda vajaduse ja võimaluse tahtsin kokku viia omal ajal aasta tagasi kuskil ja ebanestusin ja see oli nagu väga naljakal põhjusel, et tollel hetkel veel ei osatud mõelda, mismoodi drooniüksus üldse liita meie kaitseväe süsteemiga, see on tohutu ju süsteem, Jaanus teab väga hästi seda, see on reeglid ja kord ja kuidas ikka lahinguväljal asjad käivad ja nii edasi, et see asi ootele ja nüüd ma vaatan, et mida rohkem kuid edasi läheb, seda rohkem ma muretsen, et miks me ikkagi ei treeni endale teatavat suutlikkust nagu autojuhiluba, et treenime endal droonipiloot, eks, aga las see vaidlus jääb, ma arvan, et me tuleme selle juurde veel positiivselt tagasi. Jaanus on meie saates esimest korda, aga sinu nime Jaanus leiab erinevate kaitsetööstusvaldkonna ettevõtete juurest ja väga pikkade aastate vältel juba. No sa oled täna siin DefSec Inteli asutajana, aga räägi natukene oma erinevad seosed läbi, et on Marduki seos ja neid ettevõtteid on veel, et kus sa siis nagu tegev oled või oled olnud kaitsevaldkonnas? Jaa, mina olen olnud tegelikult kaitsevaldkonnas kaua aega ja täna ma olen tegev ainult DefSec Intelis, aga ma nii-öelda kaitsevaldkonda sattusin aastal 2009, siis kui me 2006. Aastal asutasime Tauri Tuubeli ja Jürgo Predeniga sellise firma nagu Defendec. Ja tollal me tegime neid nii-öelda siis IoT asju, aga tollal oli teine nimi sellel. Ja siis 2009 me saime aru, et me tegelikult oleme sisenenud kaitsevaldkonda ja ainukesed, kes meikest ostavad IoT-d on piirivalvurid ja sõjamehed. Ja siis me lihtsalt hakkasimegi seda valdkonna tegema. Tollal see oli muidugi väga raske, ei olnud väga tellijaid, keegi väga ei ostnud midagi ja erinevalt näiteks praegusest olukorrast. Ja siis aegist natuke edasi ja siis 2016 äkki või 18 või midagi, kuskil seal vahepeal tuli vajadus droonide avastamise kontekstis, et piirivalvurid tulid ütlesid, et piiri peal lendavad droonid, aga need ei ole nende omad, et need on smuugeldajate ja selliste pahalaste omad ja siis tuli mingi seltskond minu saunas kokku ja siis asutasime seal sellise firma nagu Marduk ja hakkasime siis tootma, või ütleme siis tookord otsustati, et hakatakse siis tootma, arendama sellist kaamerasüsteemi, millega siis on võimalik laserid peal hoida pahadel droonidel ja avastada neid siis viisil visuaalselt, et tollal oli väga popp neid avastada siis raadioteel, nende drooniraadioid. Ja siis tollal see oli väga uus valdkond, siis pidi seda arendama tükk aega, siis läkski mitu aastat nagu arenduse peale, mina väga aktiivselt seal ei osanenudki. Et siis ma olingi veel Defendekis ja siis ma lahkusin Defendekist ja tegin 2018 siis DefSec Inteli ja nagu nimi ütleb, et siis me teeme defense, security ja intelligence lahendusi ja ma juba sellel ajal olin aru saanud, et kaitsevaldkonnas tuleb teha nii tarkvara, nii riistvara
kui ka riistvara ehk elektroonikat kui ka tegelikult metalli. Et niisugust ainult tarkvara asju on ikka päris keeruline teha ja siis ma nii-öelda võtsin selle raske tee ette ja hakkasin siis tegema suuri mobiilseid seireplatvorme, mis siis ei nõua inimest põllu peal ja mis siis kasutab algoritme või niisugust kerget AI-d, et siis juhtida kaamerat ja siis droone selleks, et avastada näiteks 10, 15 või 20 kilomeetri kauguselt siis mingisugust kahtlast tegevust ja siis reageerida sellele. Räägi nüüd ikkagi täpsemalt, mis see platvorm on, et see kompleks, millest ta nüüd siis koosneb ikkagi? Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.